Kas otsid oma ärile uusi kasvu- ja innovatsioonivõimalusi? Siis oled jõudnud õigesse kohta. Kasvunutite saates sukeldud kiire innovatsiooni ja koosloomemaailma, kus räägime sellest, kuidas luua kaasaegseid ja kasutajasõbralikke digiteenuseid. Mina olen saatejuht Andres Kostiv, disainisprintide ja strateegiasprintide agentuurist Futurist. Saate külalisteks on oma ala eksperdid, kes jagavad oma kogemusi erinevatest metoodikatest ning arutame koos, kuhu on trendid mujal maailmas liikumas. Alustame koos kasvurännakut. Tere head kuulajad, tänase saate külaliseks on vibe-koodimise koolitaja ja ekspert Kei Olbrei ja oleme, tere Kei! Tere! Ja selle saate teemaks oleme siis valinud, et mida silmas pidada teenuste vibe-koodimisel, et sükene võib-olla universaalne teema, et siis vibe-koodimine on üsna palju trendiv, ütleme digiteenuste ja teenuste arendamise maailmas. Ja ma mõtlesin ka, et nagu siuke vibe-koodimine, et see nimetus on imelik alguses, et nagu mingisugune, nagu siuke pooledi mingi värk, et mingi vape-koodimine või vibe-koodimine, et see, aga tegelikult nüüd tuleb ikkagi nüüd välja, et ikkagi selle, kuna see termini ikkagi üks OpenAI nii-öelda endistest töötajatest tegi nagu valmis ja tegelikult praktiliselt täna me ütlemegi, et ma ei tea, kas koodijõhvis on üldse mõtet õpetada juunior arendajaid. On ikka, ma ütlen etteruttavalt ette, et on. Ja just, et selle kohta ka uurime, ja teistpidi jälle, et kas UX disaineritel mingi UI interface'i joonistamine on üldse nagu mõttekas, kui täna saab valmis vaibida, ütleme siis koodimise asemel programmeerimise vaibimine, et Indrek Sepo ütles ka, ta ka vaibis mingisuguse e-arveldaja mingi suhtlusrakenduse, kui vaibitakse. Aga Kei, siis räägi siis võib-olla inimestele nagu harimiseks, et mis on siis vibe-koodimine hoopis sinu jaoks ja mis sa arvad, et miks see nii kiirelt levib? No, vibe-koodimine, nii nagu sa ütlesid, õigesti on Andrei Karpati välja mõeldud termin, siis on ju, ja Andrei Karpati on see OpenAI üks founderitest ja tegelikult see sõna ise võeti käibele alles umbes aasta tagasi, et ehk eelmise aasta veebruaris inglise keeles vibe-coding. Eesti keeles vibe-koodimine ja loovkoodimine on mõlemad sõnad, mis on täna EKIs olemas, et võibki niimoodi kasutada, et see on päris sõna olemas. Vibe-koodimine on minu jaoks AI abil tarkvara loomine. EKI ütleb selle kohta, et see on mõtetel ja tunnete väljendamise kaudu programmeerimine, et natuke nagu keerulisem termin. Aga põhimõte on lihtsalt see, et sa saad luua tegelikult tarkvara, koodi, erinevat nii, et sa ise seda kirjutama ei pea, isegi ei pea põhimõtteliselt nagu aru sellest midagi saama alguses, vähemalt mitte, ja saad lihtsalt erinevate tööriistadega siis seda teha nii, et sa räägid, mida sa tahad ehitada ja AI ehitab sinu eest selle valmis. Ma käisin ka sinu koolitusel, seal siis IT-koolituses, et siis põhimõtteliselt koeraga võid jalutada ja siis vaibida endale. Ja need kõik tööriistad lubavad seda, et sa saad nagu lihtsalt rääkida ka mikrofoniga, et sa põhimõtteliselt võid õues lihtsalt rääkida Claude Code'ile või Lavabalile, et kuule, mul tuli üks mõte, et teeks sellise äpi ja kui sa tagasi koeraga jõuad laua taha, siis see äpp on valmis. Natuke liialdatult. Et mu siin paar sõpra ka on siin vaibinud asju ja siis üks oli siis niimoodi, et ta oli mingisugune uusmoodne eramaja ja ta ei olnud rahul selle tootjapoolse kasutajaliidesega, mis erinevate ühendatud süsteemidega suhtleb ja kuna nendel on nagu ka vist lapid asjad olemas, siis ta suurest vihast tegi siis vibe-koodis endale sobiliku rakendus, et see perfektselt töötab. Teine ütles, et ta on selle finantstarkvara kasutusmugavuse ja nende asjade peale, mida tahab teha, et mõttetult kallis on see ja tal on vaja lihtsalt spetsiifiliselt mingit, tegelikult jah, see on nagu tootmine, laohaldus ja ostu asjad ja selle, et siis taga endal vaibist nagu valmis ja ütleski, et vist tuleb see finantstarkvara nagu nägemist liiga kallis aastamaks. Ja
selliseid case'e on päris palju ja neid samu targa maja lahendusi tehakse päris palju, et meil on vibe koodimise, Eestis on selline kogukond, mida ma alustasin, Eesti Vibe Koodijad School'i platvormil ja seal inimesed jagavad, mis nad teevad, siis seal päris mitu inimest on teinud seda, et sauna kütmise ja elektriarvete optimeerimise ja mingid sellised asjad. Ja just keegi kirjutas, et eelmise kuu elektriarvest 70 eurot oli see vahe, mis ta siis nagu kokku hoidis tänu sellele, et tal oli see vibe kooditud selline tark rakendus, mis asju sisse ja välja lülitas. Just. Ja seal on ka umbes ka, et sa otsid mingeid valmis rakendusi, mille eest võib-olla oled valmis kuutasu maksma ja siis ongi see, et see kiidujutt on nagu väga suur ja siis sa lähed sinna sisse, siis on need funktsionaalsused mustmiljon, sa leia üles, sa tahaksid mingit spetsiifilist funktsionaalsust ja siis laias plaanis tundub, et täna saab selle nii-öelda vibe koodida, aga mis nagu ettevõtetes toimub, mis nagu, et eravaates jah, et ma saan nagu siin siuksed eraasjaamisteks nagu rakendusi teha ja andmeid seal jooksutada ja koguda aga mis ettevõtetes sul tundub, et toimub? Mis probleeme seal lahendatakse? No ettevõtetes, kuna ma ise ei ole üheski suures ettevõttes, täna on ju ise vibe koodija, vaid vibe koodin ka enda asju, siis ma ei oska 100% öelda täpselt, et kuidas ja mis seal toimub, aga nii palju, kui ma suhtlen nende inimestega, kes ettevõtetes on ja olen selle info sees, siis järjest rohkem, seda juba näitab see, et vibe koodimise tööriist Lovable näiteks on võtnud üheks suureks eesmärgiks saada endale kõik Fortune 500 ettevõtted klientideks ja täna on teada, et umbes 80% Fortune 500 ettevõtetest juba kasutab mõnda vibe koodimise tööriista. Ehk siis, et nad ettevõtete sees vibe koodivad ja need use case'id, mida mina tean, on see, et tootejuhid teevad uusi featuure niimoodi, kliendilt tuleb sisend, kuidas vanasti oli, kliendilt tuleb sisend, siis sa kaardistad selle, paned võimalikult täpselt kirja, siis lähed oma arendajate meeskonna juurde, räägid, et sellist uut featuuri oleks vaja. Arendajate meeskond ütleb, et jah, et me saame selle võtta 2 kuu pärast sinna sprinti, paneme selle, siis nad teevad selle valmis, siis sa lähed kliendi juurde tagasi, tuleb välja, et polnud päris see. Lähed tagasi arendajate. See on see bulletite pihta arendamine kõlab väga kangesti. Täpselt on ju. Aga nüüd sa vibe koodid selle featuuri prototüübi valmis, sa lähed kliendi juurde tagasi, võimalik, et seesama asi sünnib kliendiga kohtumisel selle laua taga, kus sa taga räägid, näitad talle, kas sa mõtlesid nii, klient ütleb ei, vaata siit tuleb hoopis selline asi, teed selle kohe ümber, kas on nii, kuni sa oled nagu täitsa kindel, et see on täpselt see, mida klient vajab ja siis sa lähed selle prototüübiga arendusmeeskonna juurde ja täna siis on nii, et arendusmeeskonnad pigem siis teevad sellesse päris tootesse selle nagu nullist, aga neil on väga hea alus, et mida täpselt siis tahetakse ja kuidas see välja peab nägema, et see töö on juba ära tehtud. Ma arvan, et järjest vähem on seda lõhet lõpuks selle vahel, et see päris tarkvara ja vibe kooditud tarkvara, et kuidas nad lõpuks kokku saavad. Et ma arvan, et see lõhena väheneb ja see roll, et kuidas need prototüübid päris tarkvarasse ja päris tootesse ehitatakse, see on põnev näha, et kuidas seda järjest paremini osatakse lahendada ilmselt. Just, et ma ise ka kuidagi tunnen, et ka siin suheldes vaadates, et vibe koodimisega, sul on lihtsalt teenuse disainis, ärianalüüsis on sul mingi etapp, kus on mingi siuke nagu proof of concept'i nagu asi ja siis sa nagu tõmbadki vibe koodimise nagu tööriistad ja saad selle nagu kiiresti visuaalselt paika. Aga kui ta on visuaalselt paigas, siis seal on väga hea hakata rääkima, et eemaldame selle, lisame seda, siuke tüüpiline siis selline klient, aga selles mõttes, millega siis väga kiiresti jalga tulistatakse, on see, et kui seda toredat lahendust, mida kõik seal fännavad nagu kasutajate peale ei valideerita, ja hardcooditakse pärast ära, siis on jama. Või võib juhtuda, et on päris suur jama. Et selles mõttes, et see ongi see, et ei piisa sellest, et ärijuht ise aru saab ja tema klient aru saab või ma ei tea, mis iganes või arendaja aru saab, vaid see ongi see, et nagu ja jällegi oma tarbeks muidugi, tee selliseid kasutajaliidaseid nagu tahad, et sa ise aru, mis sa tahad ja kuidas see töötab, aga ta läheb aga kuidas see nagu grupi kasutuses ettevõttes nagu vibe kooditud nagu rakendused mingite kitsamate töölõikudel, et meie mingi osakond umbes kasutab, et on sul mõni niisugune näide ka kuskile kõrva taha ladestunud?
ühel vibe-koodimise üritusel kohtusin Bolti ühe tootejuhiga näiteks ja ta ütles küll, et Bolti sisemised tööriistad ja selliseid asju nad teevad juba kõik ise. Noh, kui ma enda kogemuse peale mõtlen, siis ma olen olnud nii startupides, ise teinud ühe startupi kui ka suurtes IT-ettevõtetes, näiteks Helmeses, siis need ettevõtted täna ju kasutavad tarkvara, mis ei ole midagi ülikeerulist ja ostavad kümnete tuhandete eest seda sisse. Noh, väga hea näide näiteks on Culture Amp, mis on väga levinud suur tarkvara suurtele ettevõtetele, mis on rahulolu uuringute tegemiseks. Mida see tarkvara teeb, ta saadab laiali küsimustikud, kogub kokku info ja teeb sulle pärast dashboardidel, näitab seda analüüsi tiimide kaupa, osakondade kaupa, ettevõtte kaupa, et mis asjad need on, millele sa võiksid tähelepanu pöörata. Noh, see on asi, mida toote mõttes tegelikult nagu sa võid vibe-koodida päris kiiresti valmis ja mitte maksta 10 000 eurosid mingile teenusepakkujale. Just, et ta valmis koodiks üks asja. No me räägime, need on ju tegelikult lõppkokkuvõttes käsitööna loodud spetsialiseeritud tööriistad ettevõtete sisse, on ju, et seal on nagu tarkvara äris väga palju äri siiamaani olnud. Ja osad sisemised tööriistad on ju ka olnud niimoodi, et seda teeb sinu enda ettevõtte, osakond on ju arendusosakond. Et kui sa tahad endale ka midagi ja me kõik teame, et kingsepal ei ole kingi, et need enda sisemised tööriistad või sisemine tarkvara, mis sul ettevõttes vaja on ilmselt viimane, millega tegeletakse, et enne ikka klientide asjadega. Ja kõik kasutavad mingisugust suuremat valmis asja ja siis kiruvad, et peab konfima retsilt ja nii edasi. Ja tihtipeale makstakse featuuride eest, mida sul ei ole vaja. Ma tean täna väikeettevõtteid, nagu mina isegi väikeettevõtja, kes, ma tean vähemalt 4 või 5 inimest, kes on endale, palun vabandust, Pipedrive inimesed, ma tunnen teid ja austan teid ja te olete mul osad head sõbrad ka, aga vähemalt 5 inimest on endale enda Pipedrive'i teinud täpselt nende featuuridega, mis neil vaja on, sest Pipedrive'is on päris palju featuure ja Pipedrive'i või ühesõnaga kliendi haldustarkvarade või mingite asjade haldustarkvarade täna kõige suurem viga on see, et nad eeldavad, et sa sisestad sinna infot käsitsi ja keegi meist ei taha enam käsitsi kuskil infot sisestada, et seni, kuni ta seda ära ei paranda, inimesed vibe-koodivad endale sarnast tööriista, mis töötab paremini. Täpselt, isegi ei lepita varsti, et inimene räägib info sisse, vaid tarkvara peab kuskilt lugema nutikalt seda. Ja absoluutselt, ja. Just. Aga nüüd natuke siin on tulnud ka meil siis olümpiapoodiumile nagu lisaks sinu eelpool mainitud siis Lovaplele. Võib-olla ma lähen ajast tagasi, et üritan aru saada, kes on vibe-koodimise vanaisa. Ja kui keegi viitsib otsida, siis ma YouTube'is rääkisin 2017 aasta, mul väga imeline siuke rokkari soeng ja uksed olid püsti. Rääkisin vist 2017 aastal siis AI abil disainimisest. Ja siis oli väga huvitav oli see, et Wix tuli välja selliste, tavaliselt nagu on need Voldiku moodi veebilehed on ju siin kohvikule või kes iganes meie kohvik, meie hinnakiri, mingid või ma ei tea, mingi advokaat või midagi sellist. Seda tüüpi lehtedele nad tulid 2017 ma rääkisin sellest, ilmselt tulid natuke varem välja, aga 10 aastat tagasi põhimõtteliselt AI ja panigi nagu sisu pealt nagu kokku, ta viskas seal mingid templiite, aga see oli juba wow ja siis natukene enne seda oli siis Luka, tal oli mingisugune teine nimi enne seda, aga siis oli see brändingu genereerimine, et üleöö mingid logod ja pusad ja asjad, et need olid niimoodi, mis muidu on siuke 3000 euri nagu projekt on ju, et siis sealt sain, ma ei tea, 59 euri kuu ja said kätte oma kõik logod ja pusad ja visitkaardid ja asjad ja et ühesõnaga et see toimus siis ja siis kuidagi nagu tundus, et nagu see kuidagi vajus ära vahepeal ja siis äkki põmaki, mulle eelmise aasta alguses siis ma hakkasin katsetama Bolt New'd, kuna ma sealt UX koolitustel ka üritangi, ma võib-olla ei räägi nii väga vibe-koodimises, ma lihtsalt ütlen, et see nagu AI aitab sul kasutajaliidese ära disainida ja siis sa tõmbad selle Figmasse ja nokitsed edasi ja teistpidi, kui sa tahad, siis ta kodeerib ära ka ja hakkad seda rakendust kasutama. Aga siis ma nagu Bolt New'st nagu alustasin, siis ma vaatasin see Blink New oli vahepeal, aga siis ma nagu kuidagi nägin, et see, mis ma Lovaplega tegin, et see oli nagu hästi stabiilne ja kuidagi stilistiliselt nagu kuidagi kõige
stilistilisel tasemel ka kõige stabiilsem. Kuigi oht on alati sellest, et nad nagu ütleb, et tee midagi ilusat ja siis nad umbes teevadki ikkagi Harju keskmise ilusa, kuna nad õpivad, see AI nagu õpibki ju selliste standardmustreid, aga siis on poodiumile kõrvale roninud nüüd vibe koodimises Cloud Code, mida saab nii arvuti sees kui ka siis veebirakendusest jooksutada, nagu sa oma koolitusel näitasid, ja siis ka uus laps ploki peal Google AI Studio. Ehk siis mul siis Glen Pilvre, meie helilooja ja Geeniuse digisaatama, tegi ühe CD versus vinüülplaadi mudelite võrdluskeskkonna ühe play nupuga lihtsalt keset muusika mängimist vahetan neid nagu seadmeid. Tuleb tema käest lunida, siis kuskil läheb laivi varsti. Aga siukse asja tegi siis selles Google AI stuudios. Et kuidas sul praegu nüüd need nii-öelda olümpiapoodiumid sinu vaates jagunevad, et mis on iga variandi nagu tugevus ja nõrkused või kas või ma jätsin kellegi olulise mainimata hoopis? Ja, sa jätsid ühe olulise mainimata, mis on OpenAI Codex, mida tegelikult ka päris palju ikkagi kasutatakse. Ja lisaks AI stuudiole on Google'il veel Anti-Gravity on ju, mida tuleb endale arvutisse tõmmata. Et neil tööriistadel on kõigil oma head ja vead ja nad ka sobivad teatud asja tegemiseks, et seda peab natuke uurima. Et seda ma olen palju kuulnud, et kui keegi tahab alustada vibe koodimisega, et neid tööriista on ju palju ja siis kuidagi nagu juhuslikult satutakse mõnda neist kasutama, aga võib-olla ei olegi nagu kõige sobivam ja see esimene kogemus vibe koodimisel võiks olla on ju tore ja hea ja mõnus. Sest siis sul on natukene nagu sellist entusiasmi edasi puurida, uurida ja edasi areneda. Ja selleks ma päriselt ikkagi täna algaja esimene tööriist poodiumil kaugel teistest eest on Lovable, midagi ei ole teha. Just see, mis sa ise välja tõid, ta on disainis hea, ta on ise mõnus tööriist, ta teeb tegelikult kõige vähem vigu selles kategoorias olevatest tööriistadest. Et tööriistad laias laastus jagunevad kahte tüüpi. On sellised tööriistad, kus kõik asjad on selle tööriista sees, nagu Lovable. Seal on kõik see backend tuleb sinna, su andmebaas tuleb sinna, kõik asjad saad sealt kaudu lahendatud. Pilv, värgid. Pilve, jah, kõik on seal Lovable'i pilves. Ja siis teine tüüp tööriistu on sellised, mis on natuke tehnilisemad, kus sa pead natuke rohkem ise nagu ühendama asju, andmebaase ja kus sa seda äppi näed ja nii edasi. Sinna kuulub näiteks siis Cloud Code ka, aga Cloud Code jällegi tehnilises mõttes on nagu palju võimekam, et sa saad palju rohkem Cloud Code'iga teha nagu keerulisemaid asju. Teiseks sa saad ise valida mudeleid, millega sa seal Anthropicu mudeleid, millega sa ehitad mida ja saad ka valida neid raamistikke ja programmeerimiskeeli ja selliseid asju, mida näiteks Lovable'is ei saa. Et Lovable'is on ette antud, et ta kasutab Reacti ja TypeScripti ja nii on. Ja sellepärast näiteks Lovable ei sobi hästi SEO mõttes, et kui sa teed veebilehte, mis sa tahad, et tuleks välja ChatGPT's, et kui keegi küsib, et kes on kõige parem vibe koodimise koolitaja, et sa tahad, ma tahaks, et Kei Olbrei oleks esimene asi, mida ChatGPT ütleb, siis kui ma teen oma lehe Lovable'iga, siis see seal välja ei tule. Ehk siis on selline hea nipp, mida mina kasutan, et saada seda Lovable'i head disaini, on see, et sa alustad Lovable'iga, siis kolid järgmisse tööriista lihtsalt ümber. Ehk siis lõpuks on see vibe koodimine on ju nii, et sa AI-ga teed selle koodi valmis ja see kood on tavaliselt inimestel GitHubis ja GitHubis sa saad tegelikult ühendada väga erinevaid tööriistu, et sa saad kõiki neid kasutada Anti-Gravity'st kuni Codexini välja. Et see hea praktika tegelikult ongi niimoodi, et sa nagu vahetad neid tööriistu ja üks teeb ühte paremini ja teine teist. Just, et Kerlin Tiigemäe vahendas uudiseid selles AI Powermenti podcastis ka, et seal oli, ma ei mäleta, mis see mingi väga suur ettevõte tegi rollbacki mingile asjale, mida nad vibe koodisid, aga vist ei tehtud neid funktsionaalseid ja automaattest tulemusele, et käis nagu suur ups. Et mul tundub ka, et see ongi täpselt see, see kahe teraga mõõk, see inglise keeles on sõna, see backfire on ju, et selles mõttes, et ta võib nagu kasulik asi olla, kui tagurpidi tulistab sulle, et natuke ka selline valgete, kui öeldakse, lähed oma vahtra leega, lähed Ferrari'ga sõitma, et siis võib väike ups tekkida.
et noh, selles mõttes, jah, aga ikkagi jah. julgustada ikkagi, et see Lovaplay'ga nagu pihta hakata ja oma probleemi kirjeldama, et see on nagu noh, ma ütlesingi, et nagu juba ongi see, et sa alustad, sa õpid seda asja, seda vibe koodimist nagu mingi oma probleemi lahendamisest ja siis sul võib-olla level 2 on see, et okei, ma tahan seda ettevõtte tasandil teha. Ja siis ongi see, et okei, et jah, et ma tegin Lovaplays, mul oli ka hea näide. Tegelikult ma nädal aega tagasi nägin Futuristi veebi, kogu Futurist, siis Lovaplays valmis. Ja siis see ongi nagu, see Lovaplay tegigi nagu parema tulemuse, kui mul praegult on nagu igatpidi. Ja ma käin seda ja siis ma panin ta laivi mõneks ajaks ja siis ma hakkasin teda siis nagu putitama selle SEO ja GEO sõbralikuks ja siis mul olid ka Wixis oli legacy, mitte legacy, vaid siis nagu podcast'i page'id ja blogi page'id 97 page'i, mida pildipankade ja kõigi viljadega nagu üle tuua. Ja noh, siis ma nagu nägin, et seal ma kohtun sellise, ma nimetan seda käsitööks, kus ma pean väga palju promptima Lovaplays, et oma asjad paika saada. Ja siis mul nagu tunduski, et kui see on mingi vanem mingi veeb ja sa pead seda nagu suuresti nagu migreerima ümber siis vibe kooditud asja, et siis mulle tundub, et kui võib-olla siis ikkagi nagu spetsialist appi võtab, kes siis natuke võib-olla midagi teeb, Lovaplays midagi teeb cloud code'es ja siis lõpuks toimub see andmete nii-öelda ja tekstide automaatkopeerimine, et siis sealt tuleb nagu päris head nahka. On su kogemusi, keegi on oma mingi nagu see, mul on 97 lehekülge, eks ole, Futuristil, aga keegi on nagu suurem asja nagu Lovaplay'sse nagu ümber migreerinud või ümber kolinud, et kuidas mul on küll paar näidet, üks on korporatsioon Sakala uus koduleht valmib kohe selliselt ja seal on tegelikult ka palju infot, et see hea praktika on tegelikult nii, et kui sul on olemas pildid on ju, mida sa tahad kasutada ja tekstid, mida sa tahad kasutada, siis tegelikult need asjad saab kõik sinna folderitesse, mida see vibe kooditud asi kasutab, siis ise üles laadida, et sa ei pea nagu promptima selles osas, vaid sa laed kõik need asjad ülesse ja siis sa paned neile ka nimed niimoodi, et on loogiline ja siis ütled Lovaplay'le, et need pildid lähevad sinna ja need tekstid lähevad sinna ja annad näiteks selle vana kodulehe lingi ka, et vaata, kuidas see seal on üles ehitatud ja siis ta tegelikult saab sellega päris hästi hakkama. Et aga natuke on seal ja Cloud Code'iga on ka nii, et mida ma olen teinud, on ikkagi see, et ma GitHubis, mitte mina ise seda ei tee, aga seal koodi sees siis juba AI on loonud need folderid, mis on sellised public folderid, kus siis on need pildid ja asjad, mida kuvatakse, ma ei tea, logod ja asjad, et siis need ma laen sinna ise käsitsi üles, et see on palju lihtsam kui läbi Cloud Code'i kõiki asju kuidagi lasta sinna panna ja see on ka tasuta selles suhtes, et siis token'eid ei kasuta selle eest. Aga ma saan aru ikkagi, et siis ikkagi nagu need asjad tuleb rahulikult pilve sisse korraldada ja siis vibe koodimises midagi võiks nagu konstant olla, et sellisel juhul võib-olla sul nagu pilve pandud asjad ja andmebaasid jäävad nagu konstantiks ja siis see, mida sa siis, ma ei tea, veebi muudatusi nii-öelda vibe'id juurde, et see on muutuv. Ja kui sul on ükskord juba nagu see setup tehtud, siis tegelikult on ülilihtne, mina ise teen ka, vanasti oli niimoodi, et me Wixis, Wix Studios on ju näiteks, ma olen ise ka seda kasutanud, muide fun fact, Wix Studio ostis ära eelmise aasta sügisel ühe vibe koodimise tööriista, mis on Base44, maksis selle eest 80 miljonit, nii et ma loodan, et seal võib-olla see AI osa läheb veel paremaks. Ja, praegu ma proovisin, aga jäi ikka Lovapeale ikka 10-kordselt alla. Ja, aga jah, et ühesõnaga, issand, mul läks praegu mõte sassi natuke Wix Studiost. Rääkisime sellest on ju, ja uute lehtede tegemisest. Et kui vanasti vaata Wix Studios ka, et seal on see nagu back-end või see admin osa, kuhu sa et pane siia uus blogipostitus, siis sa paned selle teksti, sa formatid siia, paned selle esimese pildi, siis sa pead vaatama, et seal mingid asjad õiged oleks. Ja alguses, kui ma esimest oma kodulehte vibe koodisin, siis ma tegin nagu samasuguse süsteemi vanast harjumusest, vot ei teagi, miks on. Tegin sellise koha, et kus saab nagu, et admin ja siis ma login sisse ja siis ma mingi muudatan ja siis sain äkki aru, et oota, mille jaoks, et ma lihtsalt ütlen Cloud Code'ile, et kuule, uus blogipostitus on
teeks ära niimoodi, et siin on mu mõtted helifailina, panen need normaalselt kirja, struktureeri ilusti ära, siin on pilt, mida ma tahan sinna juurde panna ja see on nagu 5 minutiga on see leht olemas, sa ei pea ise midagi kuskile üles laadima ja kuskile mingeid pilte panema. Täpselt. Jah, et need uute asjade loomine hiljem on nagu väga-väga lihtne ja muutmine ka väga lihtne, et kui sa tahad mingit muutust teha, et kuule, vahetame selle hinna ära või võta see nupp sealt ära või et see link mul nüüd on vananenud, et teeme uue, siis noh, see on lihtsalt üks lause Claude Code'ile ja see on kohe tehtud. No täpselt, super. Noh, see ongi see, et sa ütled, mis sa tahad, et muutuks, siis teed ära. No ma ise on ka näinud, et sa pead konkreetselt ka lõiku mainima, näiteks lõik pealkirjaga, plokk pealkirjaga tralala, seal on paragrahv tralala ja muuda seal lause number 2, siis ta saab nagu täpsemalt aru. Või siis, kui sa selle sama lause annad talle, copy-paste'id selle sama lause talle sinna chati, siis ta tegelikult tekstina leiab selle lause, kui seda ei ole just mitmes kohas täpselt samamoodi, siis ta leiab selle hästi üles niimoodi. Just. Aga siis võib-olla küsiks ka nüüd ikkagi nendest, kuidas tagada see vibe-coded lahenduste jätkusuutlikkus hallatavus, et sa natuke rääkisidki, et justkui nagu pilve näol loa peal vähemalt tekib midagi nagu konstantset, et ta nagu ei hallutsineeri su pilte minema või ei hallutsineeri su andmebaase minema või midagi sellist, et mis nagu veel kokkuvõtteks ütleksid? No üks hea tava või nipp, mida kasutada nii Lovable'is kui ka ükstapuha mingi muu tööriistaga on see, et kui sul on mingi hetk alguses, siis sa saad mingid asjad paika, disain on paigas ja mingid featuurid on paigas, siis tuleks teha selle jaoks eraldi selline fail, mis on selline single source of truth, et see fail võib olla projekt, MD või mis iganes nimetusega, vahet ei olegi, aga et sa saad alati nagu viidata sellele failile, et enne kui me hakkame midagi muud uut ehitama, siis loe läbi see fail. Claude Code'i ja selliste tööriistadega on hea see, et sul on see kontekstiaken alati nagu uus, sa teed uue chati ja hakkad uut featuuri tegema nagu nullist, et ta vaatab kõik asjad läbi ja hakkab tegema. Lovable'is ei ole niimoodi ja sellistes tööriistades sa ei saa seda chati nagu resetida kuidagi ja kui sa oled juba pikka aega ehitanud, siis seal tekib hästi palju sellist teksti, millest osa on õige, osa on vale, sest vahepeal sa tegid juba mingi asja ümber, seda sa võib-olla enam ei kasuta, mingi vana featuur on ja said aru, seda ma enam ei taha. Et siis hea praktika on esiteks ära kustutada neid asju, mida enam ei kasutata selles äpis ja teine, et hoida siis sellist up-to-date mingit ühte faili, millele sa saad alati viidata, et enne kui me hakkame ehitama, loe läbi see ja seal on kõige nagu up-to-date info, kõige õigem alati olemas, et ta ei hakkaks, siis ta ei hakka hallutsineerima ja siis ta ei tee nagu vigu ehitamisel nii palju. Super, just. Aga millised on niisugused riskid, kui me räägime sellistest dimensioonidest nagu turvalisus, GDPR ja mis me AI direktiivi tähtaeg viimaste uudiste järgi lükati järgmise aasta lõppu Euroopa mõistes, aga seal juba mingisugused etapid, mis peaks nagu jõustuma, et kõik on see üldkontseptsioon, et kuidagi inimene otsustab ja AI teeb siis kognitiivselt raske töö, aga mis sa riskide all nagu näed, mida tuleks silmas pidada, nagu saate pealkiri ütles? No tegelikult neid riske, mida tuleks silmas pidada, on palju. See ei olegi nagu 1 või 2 asja, ja see hästi palju oleneb sellest, et mida sa ehitad, et kas see on ainult sinule mõeldud, sinu tööriist, sinu infoga või see on mõeldud teiste infoga, kas see info on tundlik või ei ole tundlik, kas seal on avalikud asjad nagunii või ei ole avalikud asjad, et see kõik oleneb ja ma arvan, et need riskikohad, mis saab halvasti minna või juhtuda või skaleerimisel, on täiesti sarnased nagu tavaliselt tarkvaraarendusega on. Et vibe-code'ijad lihtsalt, meie vahe on see, et tarkvaraarendajad neid riske õpivad ja teavad neid enne, kui nad midagi hakkavad tegema, meie saame pärast teada. Et meie ehitame, siis on ups on ja. Aga tegelikult neid riskikohti on ja palju, aga AI oskab ka neid, kui sa õiget metoodikat seal kasutad nagu õigesti tegelikult nagu lahendada. Et mis lihtsalt peast kohe öeldes kõige lihtsam, kui sa oled vibe-code'i, mis sa nüüd võtad ette ja hakkad pihta, siis kõige levinumad vead või riskikohad on see, et sul on koodi sees mõned paroolid, nagu näiteks API-võtmed ja mingid asjad, mida inimesed leiavad, mis ei tohi seal kunagi olla. Andmebaasi seaded peavad olema õigesti seadistatud, AI abil siis loomulikult, ega sa ise seda teha võib-olla ei oska, aga et kõik inimesed näevad ainult oma infot ja keegi teine neid ei näe. Eile oli meil just kogukonnas, Lauri Koobas rääkis natuke andmetest ja sellest, et vibe-coodimisel mida tähele panna. Siis näiteks üks asi, mille peale mina ei olnud mõelnud sellisel viisil, on see, et kui sul on
veebilehel vorm, kõigil meil on ju, et esiteks mingid kontaktide vormid on eraldi, on ju, et seal oleks siis kindel, et sinna saab ainult kirjutada teatud hulga tähemärke ja midagi muud ei saa kirjutada. Ja teine asi, et kui sul on selline äpp, kuhu sa saad üles laadida asju, ehk siis sa palud näiteks kasutajale, et sa saad siia üles laadida oma, ma ei tea, CV ja siis midagi juhtub, siis alati sellised äpid peaks olema sellised, kus on sisse logimine, et inimene peab olema tuvastatud enne, kui ta üles midagi laadib. Ja teiseks, et välistada seda, et inimene laadib sinna üles asju, mis on illegaalsed näiteks ja siis helistab politseisse ja ütleb, et kuule, sul on andmebaas selliste asjadega. Ehk siis, et neid ohukohti on tegelikult palju erinevaid, aga ei taha ära nagu hirmutada, et vau, et neid on nii palju, et ärge hakake üldse pihtagi. Et pigem see on nagu case by case, et sellest oleneb, mida sina parasjagu ehitad, et sellele tuleb mõelda. Turvalisus on väga oluline teema, aga seda saab nagu case by case siis alati nagu vaadata, et mida sinu äpp vajab. Ja kõige mõistlikum loomulikult, kui sa teed vibe-koodid mõne prototüübi, mida kasutavad teised inimesed ka ja seal on infot, siis täna veel on mõistlik ikkagi võtta appi mõni arendaja, kes asjad lõpuks üle vaatab, et kas on kõik hästi ja õigesti tehtud. Et kui sa pakud mis iganes e-poodi teenust ja sul on mängus inimest, klientide nii-öelda eesnimed, perenimed, meilid, andmed, ma ei tea, midagi pärast aadressid, kuhu on kaupa toimetatud, et siis sellistel asjadel laseks ikka spetsialistil üle vaadata selle, kui sa hakkad kommertseesmärgil seda vibe-koodi, isegi kas või siseprotsesside halduseks samamoodi, et see ei ole avalik teenus, see on võib-olla teie sisemiseks töövooks, aga sellisel juhul meie soovitus Keiga on, et laske arendajatel üle vaadata enne, kui te hakkate kasutama. Kuigi jällegi see proof of concept valmis teha ja sellega nagu happy olla ja loomulikult olemas ka mängubaasid, millega mängida ja katsetada, et siis saab need šifreerida ja dešifreerida tagasi ja see on kõik nagu AI-ga lihtsalt tehtav. Aga ütleme, seal on ka niimoodi, et selline duaalsus võib-olla tsentraliseeritud vibe-koodimise juurutamine ja detsentraliseeritud ja ma võib-olla mõtlen nagu tsentraliseeritud ikkagi, et nagu tarkvara ettevõtte teeb ja kasutab ka oma tarkvara arendusprotsessis nagu vibe-koodimist nagu tööriistu või etappe või siis kui vaja on. Et mul tundub, et seal justkui see tsentraliseeritus on juba protsessi sees ja siis detsentraliseeritud on see, et iga maitse ehitab, mida tahab kuskil oma ettevõttes laua taga ja siis riskijuht ja IT-juht ja AI-juht ja nagu ei ole üldse kursis, et mis sul seal nagu kogemus on või soovitused? Jaa, seda on uuringutest, vaata siin on jagatud ka, et uuringutest tuleb välja tegelikult, et inimesed kasutavad tihtipeale ettevõtetes AI-d, nii et juhid ega keegi ei teagi, sellepärast et inimesed ei taha nagu öelda, et ma AI-ga tegin tegelikult 5 korda kiiremini need asjad ära. Aga jah, tegelikult see, kui vähegi võimalik või mõistlik viis on ikkagi nii, et juhid ütlevad, et meil on väga soodustatud AI kasutamine, tööd ei mõõdeta enam ajas, vaid kompenseeritakse tulemusi, siis ei teki seda tunnet, et ma pean kuidagi nagu aega täis siin, ma ei tea, töötama või istuma, et siis kaob see probleem ära, et kui ma teen kiiremini tööd, siis äkki ma saan vähem raha. Ja hästi avalikult nagu ikkagi rääkida ja soodustadagi seda, et siin on Anthropico subscription kõigile meie ettevõttes, palun kasutage hästi palju ja siin on viisid, kuidas me selle teeme. Et päris palju ma olen kuulnud, et tehaksegi nii, Pactum AI, Kaspar just jagas ka LinkedInis, et nad on ikkagi oma IT poole ja arendajate poolega teinud sellise süsteemi, et seda on turvaline kasutada, aga seal süsteemis on siis tegelikult info kogu ettevõtte kohta. Kõik, mis on vaja, turundaja tuleb, ühendab oma Cloud Code'i ja saab enda jaoks info, mis tal vaja on. Tootejuhid saavad enda jaoks, ehk siis, et see on ikkagi nagu ettevõtte poolt juba üles ehitatud süsteem, et ei ole nii, et igaüks salaja põlve otsas midagi vibe koodib, et mõistlikum oleks ikkagi seda nagu terves ettevõttes kuidagi nagu planeerida ja soodustada ja siis on nagu see kontroll ka asjade üle, et kui midagi nagu nässu läheb, siis mis siis saab. Just, et me räägimegi ikkagi lõppkokkuvõttes tahe kasutada ettevõttes, et see siis nagu AI positiivsust ikkagi nagu levitada, et see tulemuspõhine töö, mitte töötundide täisistumist ja mängureeglite kokkuleppimine, et siis me räägime juba AI nagu strateegiast, AI juhtimisest ettevõttes, siis AI juurutamise juhtimisest, et mul oli ka siin
mõni aeg tagasi siis au siis selle ai juhi sertifikaadi siis õppida ja saada ja noh, tegelikult ega noh, vaatasin ka, et mis siis nagu, mida siis tähendab ai juurutamine, et tegelikult tähendab väga suures plaanis ikkagi muutuste juhtimist, et eelmises podcastis me Jarmo Tuiskiga nagu arutasime seda asja, et võib-olla need süsteemid, asjad on võib-olla 10% ja siis see 20% on selline, et mis töövoogudes ja mis reeglite järgi me selle nagu juurutame, aga nagu pikaajalises plaanis see 70% on see muutuste juhtimine ja üleselgitamine ja ülekoolitamine ja kokkuleppimine mängureeglites ja seal oli siis noh, laias plaanis noh, Kotleri mudel, niisugune legendaarne muutuste juhtimise mudel ja ma seda kusjuures kasutasin 2011 aastal, kui Lexuse Balti piirkonna kliendikogemust ja Omnichannel siis strateegiat ja juurutamist tehti, et see ja samamoodi, et noh, suurte organisatsioonides on tegelikult ka kompetentsikeskused, kus on siis need nii-öelda erinevad töötajatel on need erinevad ai pagunid nagu küljes ja siis noh, siis ongi see, et noh, kes tahab siin nagu ärivaates saada, kes tahab juurutamise vaates, et siis me nagu Futuristi poolel nüüd seda nagu ai juurutamise teenust ka pakume, et ükskõik kui suurele organisatsioonile, et noh, see on niisugune, ma arvan, et niisugune aastapikkune maraton ja siis kvartali kaupa, aga noh, jällegi, et seal on noh, ongi neid aspekte just jällegi tagasi tulles, et tsentraliseerituse ja detsentraliseerituse vahele ja see Paktomi näide ka, et nende nagu mängureeglite kokkuleppimine ja noh, need ei tule ka minu arvates lihtsalt käsukorras ülevalt alla, vaid neid tahetakse, need inimesed motiveeritud täitma hakata nagu kokku lepitud nagu, et okei, et sa tahad küll nii-öelda, no ma isegi sa tahad hästi lihtsalt igale poole sisse logida ja palju vabadust saada, aga see tekitab alati automaatselt turvariski. Ja, absoluutselt. Ja selle juurutamise juurde on see ka, et vaata eelmine aasta tuli välja see MIT uuring oli, mis näitas, et ma ei tea, palju seal väga suuri ettevõtteid oli seal selles uuringus, mis oli suured pealkirjad olid, et ai-st pole midagi kasu, et 95% ettevõtetest, kes on ai kasutusele võtnud, ei näe mitte mingit kasu sellest. Et see juurutamise suur osa on tegelikult see, et sa mõtled oma protsessi täitsa ümber, et kuidas sa nüüd ai ajal neid asju teeksid, mitte ei proovi neid vanu protsesse on ju kuidagi nüüd ai-ga hakata tegema. No see on sama näide, mida ma alguses kuidagi vanast ajast, et noh, et peab olema ühel veebilehel selline admin osa ja back-end ei pea olema. Et noh, samamoodi ettevõtetes need protsessid, et võib-olla mingeid asju ei pea üldse enam niimoodi tegema. Et mingi uus viis, kuidas ettevõtetes töö saab tehtud, on ju praegu selline, Alex Armosi just ka viitas sellele viimases oma mingis podcastis, et on bring your own software, ehk siis, et vaadatakse, et okei, meie eesmärk on see, selle ettevõtte ülesanded on sellised ja kui varem hakati mõtlema, et okei, ülesanded on sellised, siis meil on vaja, keda meil vaja on, kes see inimene on, keda meil vaja on, siis nüüd vaadatakse ülesandeid niimoodi nagu järjekorras lihtsalt, et okei, selle ülesande teeme ai-ga, selle teeb see ja see värbamine on põhimõtteliselt ka nii, et tule oma tööriistadega, ehk siis, et sa oledki vibe-koodinud või ehitanud endale juba mingid turundustööriistad, kui sa oled turundaja, sa tuled sinna ettevõttesse, sa küsid, et kus on see infopank, mis teil on, kuhu ma oma tööriistad ühendan ja sa saad nagu esimesest päevast peale põhimõtteliselt nagu kasulik olla. LinkedInis oli praegu üks postitus, mis läks selliseks üsna viraalseks ja oli nagu ülihea näide sellest tehnoloogia lõhest, mis on nagu praegu päriselt tänu ai-le tekkimas ja sellest räägitakse, aga keegi pole nagu oma silmaga veel nagu näinud, siis nüüd seda näeb järjest rohkem. Oli see, et seal oli üks turundaja, kes tegi postituse, et ta kandideeris content creator'i kohale ja selleks ta pidi siis tegema, mida ta esimese 30 päeva jooksul näeb, et kuidas ta nagu alustaks. Ja tema plaan oli see, et ta räägib kõigiga seal ettevõttes, teeb plaani ja et 30 päeva jooksul siis turundusstrateegia sünnib ja siis ta selle kinnitab ja siis ta hakkab tegema. Ja vastus oli ettevõttest, et ilmselt oled sa väga professionaalne inimene, aga meie ettevõttesse sellised töövõtted ei sobi, et meie eeldame, et 31. päeva jooksul oled sa rohkem kui 30 content'i juppi erinevates kanalites juba laiali jaotanud, sa oled saanud tagasiside, sa oled analüüsi teinud, sa tead juba, mida järgmiseks teha ja ta jagas seda vastust selle mõttega, et oh my god, et kas ettevõtted on täiesti hulluks läinud, et selline kultuur ja need kommentaarid jagunesid kaheks.
olid ühed, kes ütlesid, et issand, et sellised ettevõtted pangu ennast põlema ja kuidas nii saab ja kuidas me inimestesse suhtume ja mis mõttes, et enam mõelda ei ole aega. Ja siis olid teised, mina ja mõned vibecode'id sealhulgas, kes ütlesid, et ma saan väga hästi aru, ma ei võtaks ühtegi inimest tööle, kelle plaan on esimese 30 päeva jooksul lihtsalt ennast onboard ida. Need ajad on läbi. See esimene küsimus on, et kus on see infopank, mis teil on ja kuidas ma oma tööriistad sellega ühendan ja ma hakkan tänasest päevast peale asju tegema, mitte ei räägi inimestega juttu. Ma nägin ka IT-firmas ühes projektis oli programmeerija onboard imine, et ta oli mingi iga checklist, ma ei tea, 15 asjast, kuhu ta pidi sisse saama ja see 2 nädalat onboard'is ennast lihtsalt kasutajatunnusteks ja paroolideks, et noh, sihuke. Ma saan ühest küljest aru, et suurtes ettevõtetes ongi natuke keeruline nagu muuta seda on ju käigu pealt nüüd on ju, kui sul on kõik protsessid kunagi nagu paika loksutatud ja need võtavadki 30 päeva aega, et inimene onboard ida. Aga kui te nüüd nagu läbi arvutate, mis see maksab, on ju, et kas see inimene 30 päeva ei tee mitte midagi ja lihtsalt räägib inimestega või ta saab hakata esimesest päevast peale midagi asjalikku tegema, mis kasu toob, et siis mõistlik oleks sellised süsteemid ikkagi üles ehitada. No mind on ka ühte ettevõtetesse kunagi onboard itud, kus öeldi, et kaks esimest nädalat, et võta rahulikult ja vaata ringi ja proovi kuulata, et olukorda, kus olukord laita ja tule aita nagu, et see oli väga selline, aga teistpidi jälle oligi, et istud vaatad, et tegelikult käed sügelevad, tahaks teha midagi juba. Kas AI juurutamine tundub teie ettevõttele vaevaline ning ei ole ka paigas AI juhtimist? Futuristi AI juurutamise teenus aitab ettevõtetel luua toimiva AI strateegia ja kompetentsikeskuse, koolitada AI kasutamist ja juhtida muutusi ning aidata tagada ka vastavus Euroopa Liidu AI nõuetele. Vaata lähemalt futurist.ee. Me räägime natuke strateegilisest tasemest ka, et kuidas peaks nagu AI-juhid, IT-juhid ja riskijuhid, ütleme siis vibecode'imisse suhtuma ja innovatsiooni toetama, et me hakkasime nagu selle paktume pinna pealt natuke rääkima, rääkisin ka nagu AI juurutamisest nagu laiemalt, aga et kuidas, mis see nagu suhtumine võiks olla ma arvan, et ega see saabki täna olla nagu, et mis see suhtumine saaks olla, sest ega keegi ei ole ju veel, see on nii uus asi, et ei olegi nii, et tehke nii on ju, et siin on 1, 2, 3, et niimoodi asjad töötavad, et kõik alles tegelikult ju leiutavad. Aga see suhtumine lihtsalt tegelikult peab olema selline, et see vibecode'imine tegelikult toob palju kasu ettevõttele. Turundajad saavad palju kiiremini asju teha, tootejuhid saavad kiiremini asju teha, kõik sisemised protsessid lähevad kiiremaks, et sellega lihtsalt peabki hakkama nüüd arvestama, aga see, et kuidas meie ettevõttesse tööle panna, mille peale me peame mõtlema, kus meie info on, kas me peame mingi oma sellise infopanga või knowledge base kuidagi üldse ümber tegema, et see oleks nagu võimalik turvaliselt ühendada erinevate tööriistadega. Et see on ilmselt selline case by case on ja kuidas ettevõtted seda teevad, aga päris kindel on see, et see tuleb, see ei ole mingisugune selline illusioon või järgmisel nädalal on Eesti Interneti Sihtasutus teeb ühte üritust, kus on pealkiri, et vibecode'imine, et kas illusioon või revolutsioon ja illusioon see ei ole, et see on kasulik asi, see tuleb nagunii, inimesed hakkavad seda kasutama, kui teie ettevõte ei hakka, teie konkurendid hakkavad ja saavad asjad kiiremini tehtud ja targemini tehtud. Lihtsalt teevadki 10 korda vahepeal asju rohkem ära, kui teie teete ja on see tooteanalüüsis, on see konkurentsialases, on see asjade sisseostmisel, on see asjade ülesriputamisel, et kõik käib nagu ja milles on nagu täna hästi suur kasu, mis ma olen nagu kuulnud mitmest ettevõttest, on see, et kui sa selle ettevõtte sees lood selle võimaluse on ju, et sa oma olemasoleva info saad AI-le anda turvalisel viisil, siis see, et sa saad analüüsida oma mingisuguseid andmeid, näiteks müügiandmeid 3 aastat järgi, mida varem sa lihtsalt nagu Excelites sa ei suutnud nagu kõike tähele panna inimesena, aga AI suudab. Et mul on üks näide, Lennis podcast on üks ka toote podcast, toote inimestele rahvusvaheline on ju. Seal oli külas keegi, kes rääkis sellest, et nad kuulasid läbi müügikõned, mida nad on ju salvestanud aastaid juba on ju. Ja nad kogu aeg arvasid, et see põhiline vastuväide on see, et liiga kallis on. Et müügiinimesed ütlevad, et jah, et need diilid jäävad ära, sest see on liiga kallis. Aga kui AI seda analüüsis, siis AI sai seal nagu sellest
noh, rohkematest kui sõnadest, võib-olla isegi natuke nagu aru sellest kontekstist või mingitest nagu asjadest, mida inimene ei pane tähele kõne jooksul, oli see, et tegelikult need inimesed ei saa aru selle asja väärtusest, ehk siis hind ei ole kallis, aga müügiinimene ei suutnud seda väärtust selles kõnes välja tuua. Ja see oli väga hea indikatsioon, et okei, see on täpselt see, mida me ju saame muuta. Hinda me ei taha muuta odavamaks, aga väärtust tuua paremini välja saame me igal juhul. Ja see juhtus tänu AI-le ja nad ütlesid, et see nagu 3 kuuga, kuidas nad nagu switch isid selle, et okei, et teeme neid asju teistmoodi ja kui palju kasu sellest sündis. Et selles on nagu nii suur väärtus, kui sa saad anda neid andmeid AI-le analüüsida nagu mõistlikul moel. Just, ja mul üks siuke tore Lovablega AI-ga tehtud projekt oli eelmise aasta sügisel oli, varem, oli küll, oli Sonele siis uue veebi infoarhitektuuri nagu läbimängimine, ehk siis nendel oli, põhimõtteliselt neil oli mingisugune idee asi nagu liivakasti endal nagu käsisi arendatud, siis kuna see avalik veeb on avalik info, et siis me mängisin selle Lovablas nagu uueks nagu infoarhitektuuriks ümber. Siis ma tõin uuesti tagasi ja siis nad olid kuidagi 2 asja, nende progetud asja kõrvuti ja siis minu Lovablast toodud asja kõrvuti ja siis oli veel HTML to Figma pluginaga nende progetud veeb Figmasse pandud ja siis oli 3 asja kõrvuti ja siis sai nagu paika ajada siukse väga hea sellise väärtuspakkumise nagu teraviku. Ja see oli, neil läksid müügid asjad, kõik läksid nagu suure pauguga ülesse peale seda, et see oli nagu jällegi hea näide, kuidas see siin disainis ja copywriting us, et sa võtadki selle vibe kooditud nagu töövoo nagu korraks sisse ja siis loomulikult sellele eelnevad loomulikult see nagu inimeste intervjueerimist ja vaatlemised, see on inimesele empaatia, aga see ei kao mitte kuskile, kuigi AI suudab simuleerida siin kliendi teekondi ja kliendi intervjuusid ja kõiki asju, et see on nagu fine, aga ikkagi sa ei tea, kas see päriselt nagu on seesama see mingi pisike vihje, eks ole. Ja siis tahab samamoodi need vibe-kooditud disaine nagu üle valideerida, et see lihtsalt ongi töövoos mingi etapp, et selles mõttes on ka hea. Ja siis võib-olla viimane küsimus saate lõpuks, et mis on siuke suurim visioon siukse vibe-koodimise sulgudest paneks siis lähituleviku osas, et mis sul tundub, et mis järgmisena nagu avaneb sellise levelina? Ja, ega siin lähitulevik ongi see 3 nädalat ette nagu oskad ennustada ja siis tulevad mingid uued mudelid, mis oli, et okei, et selle peale me ei tulnud, nüüd saab seda ka teha. Vibe koodimises Boris Cherny, kes on Claude Code'i looja, on ühes podcastis hiljuti öelnud, et ta arvab, et umbes aasta või paari pärast ei ole vaja enam inimestel osata koodi lugeda ega kirjutada. Ja et need mudelid lähevad nagu nii heaks, et ma ei tea, kas see on nüüd tõsi ja kui sa siin korraks küsisid, et kas meil koodi õpita meil vaja või et kas meil tarkvara õpetamine või nagu arenduse õpetamine on vajalik, siis ma arvan, et loomulikult on vaja, aga ilmselt see, kuidas ja mida õpetada muutub, on ju, et võib-olla ei pea enam õpetama täpselt nii nagu 20 aastat tagasi, on ju, kui kirjutati koodi käsitsi ja kuidas siis tehti, et kuidas AI-d sinna kaasata, et see on ilmselt see uus asi, mida peab õpetama, aga see tulevik on selles, et kõik teevad tarkvara, et me kõik põhimõtteliselt vibe koodime, ükstapuha, mis see on või kuidas me seda nimetame, et ega siis, kui sa täna Claude'i Cowork'i kasutad, on ju, siis sa justkui seal nagu räägid AI-ga, aga mida ta taustal teeb, ta ikkagi tegelikult teeb sul mingi skripti mingi asja jaoks, ta teeb sulle mingisuguse HTML lehe mingi asja jaoks, et sa ise neid asju enam ei kirjuta, aga AI seal taustal neid asju teeb, et võib-olla me ei nimeta seda nagu pikas plaanis enam kuidagi vibe koodimiseks või ma ei tee AI abiga tarkvara, aga ma nagu kasutan, see tarkvara lihtsalt sünnib ja sünnib nagu, mis tarkvara tuleviku osas, mida ma usun, mida räägitakse täna, on see, et me järjest vähem kasutame erinevaid äppe ja järjest rohkem on meil üks mingisugune chati äpp või aken või nupp või mikrofoni nupp, millega me suhtleme ja siis see agent on ju kasutab neid erinevaid äppe, mis täna juba on nii, et Claude Code'ile annad sa
ühendad seal erinevad pluginad ja skill'id ja MCP-d ja asjad ja tal on nagu tööriistad, mida ta saab sinu eest kasutada ja sina lihtsalt ütled Claude'ile, et kuule, et mul on vaja nendele meilidele vastata, mul on vaja selline asi panna kokku, tee mulle homseks presentatsioon, viska mulle mingisugune data kuskile kokku, et ma ei tee enam lahti PowerPointi eraldi, ma ei tee lahti enam mingisugust Exceli tabelit eraldi, kuhu ma oma mingit, ma ei tea, finantsinfot sisestaks, et ma ei tee seda enam ise, mul ei ole neid äppe endale enam vaja, et nad on nagu taustal kasutatavad. Ja lisaks sellele, et selline personaalne tarkvara, mida me juba täna näeme, on ju, me kõik vibecode'ime endale sellise äpi, mis meil on just vaja ja võib-olla me teeme selle ainult hetkeks, ma tean inimesi, kes on oma kolimise jaoks teinud äppi, on ju, mida tal rohkem ei olegi kunagi vaja, aga tal on vaja seal mingi inventar, kuhu kellele panna nagu mõistlikul moel kuskil äppi sisse, rääkides, tehes pilte ja hiljem ta seda enam ei kasuta. Ehk et tarkvara on selline sünnib korraks mingi asja tegemiseks, siis ta võib-olla hääbub ja et me ei osta ja ei kasuta enam erinevaid äppe ise, vaid seda teeb meie eest siis mingi agent või mingi interface, kus on põhimõtteliselt üks nupp, kus sa ütled, et mis sul vaja teha on. Jah, kuldkalakesele annab muudkui soove. Põhimõtteliselt küll jah, saab rohkem soovida kui 3 soovi, kui krediit otsa ei saa. Rohkem saab soove kui 3. Okei, aitäh kuulamast ja saates olid siis Andres Kosti Futuristist ja Kei Olbrei ja siis uute kuulmisteni, Lehva, tšau! Tšau! Kui sulle saade meeldis, siis jaga julgesti. Saade on järelkuulatav Apple, Spotify ja teistes podcastide rakendustes ning YouTube'is, kus leiad kõik varasemad episoodid. Lisaks loe ka meie blogi futurist.ee veebis. Kui sul on mõni teema, mida kindlasti tahaksid kuulda või külaline, kes sind huvitab või soovid hoopis ise kogemust jagama tulla, siis võta minuga julgelt ühendust andres@futurist.ee. Aitäh, et kuulasid ja kohtumiseni järgmises saates!